kallid Tankla TV jälgijad, oleme täna tulnud siia terve avatud noortekeskusesse sellisele üritusele nagu Öölan. Kust tuli idee teha selline üritus nagu Öölan ja kas oled ise ka sellistel üritustel osalenud? Idee sai alguse sellest, et enne sügisvaheaega tulid noortekeskuse töötajad Valdeku ja minu juurde küsisid, et mida noored vaheajal tahaksid. Ja mõtlesime, et kuna arvutimängud on noorte seas üsna populaarsed, et siis miks mitte viia populaarsed tegevused ja vaba aeg kokku ja üritused. Aga ise ma pole varem ühelgi võrgu peal osalenud, et see on teine ja see on ka, et mis ma ise korraldanud olen. Aga mul on kõik sõbrad on aidanud ja kes on varem osalenud, et alati saab nende käest nõu. Mis sa arvad, miks korraldatakse selliseid üritusi nagu Öölan? Sellepärast, et kõik inimesed tulevad kokku, on hästi lõbus meeleolu ja see on palju lõbusam kui kodus üksi arvuti taga mängida. Mis on sinu arvates selle Öölani plussid ja miinused? Plussideks on kindlasti see, et noored saavad uusi sõpru, uusi mängukaaslasi, põnevaid mänge mängida koos. Miinusteks tegelikult ma ei teagi, sellepärast, et ma ei usu, et siin väga sellised miinuseid oleks. Võib-olla, kui liiga palju arvutis olla, see on võib-olla natuke miinus. Et vahepealt oleks ikka puhata ka. Miks on sinu arvates vaja sellist üritust nagu Öölan? Ma arvan, et esiteks seepärast, et noortel oleks vaheajal rohkem tegevust, et nad ei peaks ainult kodus olema ja ise tegevust otsima, vaid et keegi pakuks. Teiseks see, et siin on kohal palju selliseid noori, kes muidu teistel üritustel sündmustel ei käi ja kolmandaks nad saavad siin endale uusi tutvusi, uusi sõpru ja saavad inimestega suhelda.